Me alustame suure reede ristitee palvust sellel issanda aastal 2020 siin Kadrina kirikus. Ja teeme seda Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Palvetagem. Kõige väeline igavene Isa, võta vastu meie tänu sinu armsa Poja, meie issanda ja päästja pärast ja saada meie issanda vaimu meie südameisse, et mida me iganes palume või teeme, me teeksime seda koos temaga. Aamen. Siis Jeesus tuli koos nendega paika, mida hüütakse Getsemaniks ja ütles jüngritele: istuge siin, kuni ma lähen ja palvetan seal. Ja ta võttis enesega kaasa Peetruse ja 2 Sebedeuse poega ning muutus kurvaks ja tundis ahastust. Siis ta ütles neile: mu hing on väga kurb surmani, jääge siia ja valvake koos minuga. Ja ta läks pisut eemale, langes silmili maha ja palvetas: minu Isa, kui see on võimalik, siis möödugu see karikas minust. Ometi ärgu sündigu nõnda, nagu mina tahan, vaid nii, nagu sina. Ja asume nüüd ristiteele. Ristiteed nüüd asun käima, Jeesus minust tuli läida, oma armu kiirtega, tee peal juhtida mind võtta, valumõõgaga mu süda, vaga Jeesus läbista. Hoia mind ja kõiki hoia, lõhkunuile puhkust anna, elavaile halasta. Esimene peatus: Kristus mõistetakse surma. Aga Jeesus vaikis ega vastanud midagi. Taas küsis temalt ülempreester: kas sina oled Messias, kiidetava poeg? Aga Jeesus ütles: mina olen see. Ja te näete inimese poja istuvat väe paremal käel ja tulevat taevapilvedega. Aga ülempreester käristas oma rõivad lõhki ja ütles: mis tunnistajaid meil veel vaja on? Te olete ise kuulnud pühaduse teotust. Mis te arvate? Aga nemad kõik otsustasid, et tal on surmasüü. Kui siis Pilatus nägi, et ta midagi ei võinud parata, vaid lärm läks aina suuremaks, siis ta võttis vett ja pesi rahva hulga ees oma käsi, öeldes: ma olen süütu selle verest, küll te näete. Palvetagem. Igavene Jumal, selleks, et tunnistada tõest, võttis sinu poeg Jeesus Kristus risti. Tõsta meie südameis üles oma arm, et me ikka usaldaksime sinu sõna ega kardaks midagi muud peale sinu läheduse kaotamist patu läbi. Aamen. Mõistetud on Jumal, kohtumõistja röövli kambel, risti surma saadetud, peagi kohtumõistjad saale,
su ette tulen, andestamiskadetud. Hoia mind ja kõiki hoia, rahvuluile puhkust anna, elavaile halasta. Teine peatus. Kristus võtab risti. Aga oli paasapühade valmistuspäev, umbes keskpäev. Ja ta ütles juutidele, ennäe teie kuningas. Need aga hüüdsid nüüd, vii ära, löö ta risti. Pilaatus ütles neile, kas ma pean teie kuninga risti lööma? Ülempreestrid vastasid, meil ei ole kuningat, vaid on keiser. Siis andis Pilaatus Jeesuse nende kätte risti lüüa. Nad võtsid nüüd Jeesuse ja ta läks välja, kandes ise oma risti pealuu asemeks hüütud paika, mida heebrea keeles kutsutakse Golgataks. Kes usub meie kuulutust ja kellele on ilmutatud issanda käsivars? Sest ta tõusis meie ees nagu võsuke, otse kui juur põuasest maast. Ei olnud tal kuju ega ilu, et teda vaadata, ega olnud tal välimust, et teda ihaldada. Ta oli põlatud ja inimeste poolt hüljatud, valude mees ja haigustega tuttav, niisugune, kelle pealt silmad ära pööratakse. Ta oli põlatud ja me ei hoolinud temast. Palvetagem. Isa taevas, sinu poeg Jeesus Kristus kannab jätkuvalt risti oma taga kiusatud vendade ja õdede eest üle maailma. Lase meil näha kõigi inimeste vajadusi, et me võiksime neid aidata, nagu aitaksime ka Jeesust ennast. Aamen. Kristohvrit süda nõuab, armastust, et kanda jõuad. Risti Jeesus meie juht, sulle juhtida end annan, rõõmsalt kõike risti kannan. Sinu voorus on mu siht, hoia mind ja kõike hoia, lahku puhkust annan, elavaile halastan. Kolmas peatus. Kristus langeb esimest korda risti all. Kui maailm teid vihkab, siis teadke, et ta on mind vihanud enne teid. Kui te oleksite maailmast, siis maailm armastaks teid kui omi. Aga et teie ei ole maailmast, vaid mina olen teid maailmast ära valinud, seepärast maailm vihkab teid. Pidage meeles sõna, mis mina teile olen öelnud. Ei ole teener suurem kui ta isand. Kui nad on taga kiusanud mind, kiusavad nad taga teidki. Kui nad on pidanud minu sõna, peavad nad teiegi sõna, nii ütleb Jeesus. Miks on su kuu punane ja riided nagu surutõrre sõtku all?
mina sõtkusin surutõrt üksinda. Rahvaste hulgast ei olnud ükski minuga. Mina sõtkusin neid vihas ja tallasin raevus. Nende verejoad pritsisid mu riiete peale ja ma määrisin kogu oma kuue, sest mul oli südames kättemaksupäev ja oli tulnud mu tasumisaasta. Ma vaatasin, aga aitajat ei olnud. Imestasin, aga ükski ei toetanud. Siis aitas mind mu oma käsivars ja mulle oli toeks mu tuline viha. Palvetagem. Oh Jumal, sinu poeg võttis omaks hirmsa kannatuse ja risti löömise, et meid vabastada patust ja nõrkusest. Meenutades oma ristimist, kus ütlesime lahti patust ja saatanast, tugevda meid, et me läbi selle elu kannatuste kasvaksime uude rõõmsasse ellu, et teenida ja olla vabad isekusest. Aamen. Süütud alges kannad, mida risten tunda annab, et meilt ära võtta sünd. Jeesus, teed kindlalt astun, ega eksige su vastu, korda saatma kuritööd. Hoia mind ja kõike hoia, lahkunuile puhkust anna, elavaile halasta. Neljas peatus. Jeesus kohtab oma ema. Aga Jeesuse risti juures seisid tema ema ja tema ema õde Maarja, Kloopase naine ja Maarja Magdalena. Kui nüüd Jeesus nägi risti kõrval seismas oma ema ja jüngrit, keda ta armastas, siis ta ütles emale: naine, vaata, see on su poeg. Seejärel ütles ta oma jüngrile: vaata, see on su ema. Ja sel samal tunnil võttis jünger ta enda juurde. Mida võiksin sulle tunnistada, millega sind võrrelda, Jeruusalemma tütar? Mida võiksin pidada sinu sarnaseks, et sind trööstida, Neitsi Sioni tütar? Sest su purustus on suur nagu meri, kes suudaks sind parandada? Palvetage. Õnnistegija, Issand, nähes su kannatusi, lõikas valumõõg su ema armastavasse südamesse. Anna, et meie, kes me tagasi vaatame su ema valule, võiksime võtta su kannatuse tervendavaid vilju. Aamen. Risti kandmas nähes, ema rinnust pääses ohem, murtud ema südames, viimsel tunnil appi tulem, ema mulle siis, kui suuren, palun kosta minu ees. Hoia mind ja kõiki hoia,
rõhkunuile puhkust anna, elavaile halasta. Viies peatus Siimon Küreenest kannab risti. Välja minnes leidsid nad Küreene mehe nimega Siimon. Seda nad sundisid kandma Jeesuse risti. Õnnis on see, kes hoolitseb kehva eest. Issand päästab ta õnnetuse päeval. Issand hoiab teda ja peab teda elus. Teda kiidetakse õndsaks maa peal. Sa ei anna teda ta vaenlaste meelevalda. Issand toetab teda haige voodis. Sina pöörad kogu tema maas olemise, kui ta haigeks jääb. Ma ütlesin, Issand, ole mulle armuline, tee terveks mu hing, sest ma olen pattu teinud sinu vastu. Palvetagem. Issand Jeesus Kristus, luba meil näha enda eluraskusi ja lühidust sinu ristis jagatuna. Tugevda ja kinnita meid selles usalduses, et me kõike kanname koos sinuga. Aamen. Simon sunnituna raskest koormast rõhutuna kanna püha ristipuud. Vabal tahtel risti võtan, Jeesusele appi tõotan, ega soovi miskit muud. Hoia mind ja kõiki hoia, rõhkunuile puhkust anna, elavaile halasta. 6. peatus. Veronika ulatab Kristusele higirätiku. Siis vastavad õiged talle, Issand, millal me nägime sind näljasena ja toitsime sind või janusena ja jootsime sind? Millal me nägime sind kodutuna ja võtsime su vastu või alasti ja riietasime sind? Millal me nägime sind haigena või vangis ja tulime su juurde? Ja kuningas vastab neile. Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud, kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle. Ustav sõber on võimas kaitse, kes leiab selle, leiab varanduse. Ustav sõber on asendamatu ja miski ei kaalu üles tema väärtust. Ustav sõber on elu võlurohi ja kes issandat kardavad, leiavad niisuguse. Kes issandat kardab, peab õiget sõprust ja missugune ta ise on, niisugune on ka tema ligimene. Palvetagem. Kõige väeline ja armastav Isa, me tunneme sinu armu ja arusaamist ära selles kaastundes ja toetuses, mida saame teistelt inimestelt. Anna meilegi, me palume sind julgust ja pühendumist kaastundes ja ohvrimeelsuses nende vastu, kes on hädas, vähimad sinu rahva hulgast. Aamen. Tatud palgem rätikule vale, armastus
Jeesusest jättis ta. Tulevata inimene, mida teeb su langemine. Jumalat, kui solvad sa, hoia mind ja kõiki hoia, lahkunuile puhkust annan, elavaile halastan. Seitsmes peatus. Kristus langeb teist korda risti all. Ent tõeliselt võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid. Meie aga pidasime teda vigaseks, Jumalast nuhelduks ja vaevatuks. Ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu, ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud. Me kõik eksisime nagu lambad, igaüks meist pöördus oma teed, aga Issand laskis meie kõigi süüteod tulla tema peale. Teda piinati ja ta alistusega avanud suud nagu tall, keda viiakse tappa, nagu lammas, kes on vait oma niitjate ees. Nõnda ei avanud ta oma suud. Surve ja kohtu läbi võeti ta ära. Kes tema sugupõlvest mõtles sellele, et ta lõigati ära elavate maalt ja teda tabas surm mu rahva üleastumise pärast. Temale anti haud õelate juurde, kurjategijate juurde, kui ta suri, kuigi ta ei olnud ülekohut teinud ega olnud pettust ta suus. Palvetagem. Issand Jeesus Kristus, sa tunnistad meie nõrkusi ja jagad meie süüd. Kinnita meid võidutsema meie inimlike nõrkuste üle, et mida me iganes teeme, sinu vägi võiks seal välja paista ka kõigile teistele. Aamen. Kaheksas peatus. Jeesus kohtab nutvaid naisi. Ent Jeesusega käis kaasas suur hulk rahvast ja naisi, kes endale vastu rindu lüües teda itkesid. Jeesus aga ütles nende poole pöördudes: Jeruusalemma tütred, ärge nutke minu pärast. Nutke pigem iseendi ja oma laste pärast. Kas see teile ei lähegi korda, kõik, kes te mööda lähete? Vaadake ja nähke,
On's olemas valu, minu valu sarnast, mis mulle on tehtud, millega Issand mind on nuhelnud oma tulise viha päeval. Ta läkitas kõrgusest tule mu luudesse ja vaevas neid. Ta laotas mu jalgadele võrgu, ta tõrjus mind tagasi, ta jättis mind üksikuks igavesti haigena. Mu üleastumiste ike on kokku seotud, tema käed põimisid need ühte. Need tulid mu turjale, tema murdis mu jõu. Issand andis mu nende kätte, ma ei suuda üles tõusta. Issand heitis kõrvale mu keskelt kõik vägevad. Ta kutsus kokku peo minu vastu, et purustada mu noori mehi. Issand sõtkus surutõrt Neitsile, Juuda tütrele. Nende asjade pärast ma nutan. Mu silmad voolavad vett, sest kaugel on minust trööstija, kes turgutaks mu hinge. Mu lapsed on hävitatud, sest vaenlane on vägev. Palvetagem. Armas Jeesus, sinu teel Golgatale vaatasid sind pisarais naisest, murtud, vigastatud, löödud. Me palume sind. Süvenda meie usku, et näeksime sind meie vendades ja õdedes. Murtud meie kadedusest, vigastatud meie ebaõiglusest, löödud meie ahnusest ja ükskõiksusest. Aamen. Ärge minu pärast nutkem, endid parandada püüdke, nutke laste patu eest. Jeesus kahetsen ja nutan, kõigest hingest lahti ütlen, pimeduse tegudest. Hoia mind ja kõiki hoian, lahku neile puhkust annan, elavaile halastan. Üheksas peatus. Jeesus nõrkeb 3. korda. Ma otsin pelgupaika Issanda juures. Kuidas te ütlete mu hingele, põgene mägedele nagu lind? Sest vaata, õelad tõmbavad ammu vinna, nad asetavad nooled nöörile, et pimedas lasta siirameelsete pihta. Kui alussambad maha kistakse, mida siis õige saab teha? Issand on mu valgus ja mu pääste, keda ma peaksin kartma? Issand on mu elu võimas kaitse, kelle ees ma peaksin värisema? Kui kurjategijad tulevad mu kallale mu liha sööma, mu rõhujad ja mu vaenlased, siis nad komistavad ja kukuvad. Kui sõjavägi seab leeri mu vastu, ei karda mu süda. Kui sõda puhkeb mu vastu, selleski ma loodan tema peale. Palvetagem. Kõige väeline igavene Jumal, sa saatsid oma poja nõrkusesse, hävingusse ja teotusesse, et ta võiks üles tõusta vabana patuhävitustööst. Aita meil näha meie nõrkusi ja läbikukkumisi kui tema aurikka ülestõusmise
teetähiseid, üksnes koos sinu pojaga. Aamen. Kolmandatki langeb Jeesus, et meid patu vange vabastada orjusest, mõtte, sõnaga ja teoga olen teinud palju kurja. Palun andeks sinu käest, hoia mind ja kõiki hoia, lahkunuile puhkust annan, elavaile alastan. 10. peatus. Kristusel rebitakse riided seljast. Ja kui nad jõudsid paika, mida hüütakse Golgataks, see tähendab pealuu asemeks, andsid nad Jeesusele juua sapiga segatud veini. Kui ta seda oli maitsnud, siis ta ei tahtnud juua. Aga kui nad tema olid risti löönud, jagasid nad liisku heites ta rõivad omavahel ja istusid maha ning valvasid teda seal. Vaata, õnnis on inimene, keda Jumal noomib. Ära siis põlga kõige vägevama karistust, sest tema valmistab küll valu, aga tema ka seob haavad. Tema lööb, aga tema käed ka parandavad. 6 hädast päästab ta sind ja 7. ei puutu sinusse kuri. Näljas lunastab ta sind surmast ja sõjas mõõga käest. Keelepeksu eest oled sa peidetud ja sul pole karta hävingut, kui see tuleb. Sa võid naerda hävingut ja nälga ja sul pole vaja karta maaloomi, sest sul on leping kividega väljal ja metsloomadel on sinuga rahu. Siis sa tunned, et su telgil on rahu. Ja kui sa vaatad oma karjamaad, siis ei puudu seal midagi. Palvetagem. Issand Jeesus Kristus, sulle ei jäetud mitte midagi, kui seisid huilgava ja parastava rahva hulga ees, keda sa armastasid. Riieta meid kindla ligimese armastusega, et ükskõik, mida meil ka kannatada tuleb, see ei täidaks meie südameid viha ja kibedusega. Aamen. Imkonna patu pärast seisis Jeesus rahva käras, riided seljast rebitud, midagi ei jäta sulle, emast neid siis sündinule, need, kel elu kingitud, hoia mind ja kõiki hoia, lõhkunuile puhkust annan, elavaile alastan. Üheteistkümnes peatus. Kristus lüüakse risti.
aga ka 2 muud kurjategijat viidi hukkamisele koos temaga. Ja kui nad tulid sinna paika, mida hüütakse pealuuks, siis nad lõid Jeesuse sinna risti, samuti kurjategijad, ühe temast paremale, teise vasemale. Aga Jeesus ütles, Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Mu Jumal, miks sa mu maha jätsid? Kaugel mu päästest on mu oigamissõnad. Mu Jumal, päeval ma hüüan, aga sa ei vasta. Ja ööselgi, kuid ei leia enesele rahu. Ja ometi oled sina püha, kelle trooniks on Iisraeli kiituslaulud. Sinu peale lootsid meie esiisad, lootsid ja sina päästsid nad. Nad kisendasid sinu poole ja pääsesid. Nad lootsid sinu peale ega jäänud häbisse. Aga mina olen ussike ja mitte mees, inimeste teotada ja halb rahva meelest. Kõik, kes mind näevad, irvitavad mu üle. Nad ajavad suu ammuli, vangutavad pead. Ta on kõik veeretanud issanda peale, see päästku ta, kiskugu ta välja hädast, sest tal on ju temast hea meel. Palvetagem. Issand ja päästja, sa õpetad meid, et meilgi tuleb olla risti löödud, kui tahame koos sinuga üles tõusta surnuist. Aita meid rõõmustada meie igapäevaelu raskuste ja kohustuste üle, et me näeksime selles kuninglikku ristiteed üles tõusmisesse. Aamen. Kaheteistkümnes peatus. Kristus sureb ristil. Ja umbes keskpäeva paiku tuli pimedus üle terve maa, kuni kella 3 peale lõunat, sest päike pimenes. Aga templi vahevaip kärises keskelt lõhki. Ja Jeesus hüüdis valju häälega, Isa, sinu kätte ma annan oma vaimu. Seda öeldes heitis ta hinge. Mu rahvas, mida olen teile teinud või milles eksinud? Vasta mulle. Mida veel oleksin pidanud tegema või tegemata jätma? Ma tõin su välja Egiptuse orjusest ja sina valmistasid risti mulle. Ma lõin su ees lahku kõrk ja mere veed ja sina lõhestasid mu külje. Ma tõin sulle kuningliku valitsuskepi ja sina andsid mulle okaskrooni. Suure väega ma tõstsin su üles ja sina riputasid mind ristile. Mu rahvas, mida olen teile teinud või milles eksinud?
vasta mulle. Palvetame. Meie Isa, ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Heites Jeesus helis, teades, et ta pole süüdi. Isa, võta vastu mind, kui mu surmatund on ligi, otsa ees on surmahigi. Et võiksin leida sind, hoia mind ja kõiki hoia, lahku neile puhkust anna, elavaile halasta. 13. peatus. Kristus võetakse ristilt. Aga et oli pühade valmistuspäev, siis palusid juudid Pilatust, et risti löödute sääreluud löödaks katki ja nad viidaks minema, et ihud ei jääks ristile hingamispäevaks, sest see hingamispäev oli suur püha. Sõdurid tulid nüüd ja lõid katki sääreluud nii esimesel kui teisel, kes koos Jeesusega olid risti löödud. Aga kui nad tulid Jeesuse juurde ja nägid, et ta oli juba surnud, siis nad ei löönud katki tema sääreluid, vaid üks sõdur torkas piigiga tema küljesse ning kohe voolas välja verd ja vett. Ja see, kes seda nägi, tunnistab seda ning tema tunnistus on tõsi. Ja tema teab, et ta räägib tõtt, et teiegi usuksite. Kuuluta prohvetlikult ja ütle neile. Nõnda ütleb Issand Jumal. Vaata, ma avan teie hauad ja toon teid, oma rahva, teie haudadest välja ja viin teid Iisraeli maale. Ja te saate tunda, et mina olen Issand, kui ma avan teie hauad ja toon teid, oma rahva, teie haudadest välja. Ja ma annan teie sisse oma vaimu, et te saaksite elavaks. Ja ma asetan teid teie oma maale ja te saate tunda, et mina, Issand, olen rääkinud ja teen seda, ütleb Issand. Palvetagem. Armas õnnis tegija, sa andsid Isale tagasi kõik, mida tema oli sulle andnud, et ta siis 100-kordselt sinus kõik taastaks, kui saabub suur ülestõusmine. Luba meilgi sellest osa saada. Aamen. Ema hoidis paigas hüves, ristilt võetud Jumalalt. Häbiga ma vaatan ennast, osakest su surma hinnast. Usun, et mul halastab, hoia mind ja kõiki hoia, lahkunuile puhkust annam, elavaile
14. peatus. Kristus pannakse kaljuhauda. Ja Joosep võttis ihu, mässis selle puhtasse linasse ja pani oma uude kaljusse raiutud hauakambrisse ning veeretanud haua ukse ette suure kivi, läks ära. Sinu juures ma otsin pelgupaika, Issand. Ärgu ma jäägu iialgi häbisse. Oma õiglust mööda päästa mind. Pööra oma kõrmu poole, tõtta mind kiskuma välja hädast. Ole mulle kaitsjaks kaljuks, mäelinnuse hooneks mu päästmiseks. Sest sina oled mu kalju ja mu mäelinnus ja oma nime pärast juhatad ja talutad sa mind. Sa viid mu välja võrgust, mis mulle salaja on pandud, sest sina oled mu tugev kaitse. Sinu kätte ma usaldan oma vaimu, sest sina oled mu lunastanud, Issand, sa tõe Jumal. Armastage Issandat kõik tema vagad. Issand varjab ustavaid, aga ta tasub rohkesti kätte neile, kes ülbesti toimivad. Olge kindlad ja saagu tugevaks südamed teil kõigil, kes ootate Issandat. Palugem. Kõige väeline igavene Jumal, masenduse veerel, kui kõik näib kadunud olevat, taastasid sa meile meie päästja, võidetud ja kaotanud mehe. Me palume sind, aita meil näha kaotuses tema võitu, kuulda nurjumises tema häält, tunda alla jäämises tema ligidust. Me palume seda sinu poja, meie Issanda läbi, kes elab ja valitseb ühes püha vaimuga ikka ja igavesti. Aamen. Haudamatult vaikib sõna, elu surmast võidetuna, lebab, ootab ärkamist. Palun süda tulvil lootust, päästa mind siit hädaorust, anna taevast hingamist, hoia mind ja kõiki hoia, lahkunuile puhkust anna, Siinkohal lõpeb suur reede ja me tunnistame veel oma usku apostliku usutunnistuse sõnadega. Mina usun Jumalasse, kõige väelisse Isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie Issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maariast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, 3. päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõige väelise Isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristlikku kirikut, pühade osadust, pattude andeks andmist, ihu ülestõusmist ja igavest elu. Aamen.